Jumala sõna juurde ja kui te mäletate, siis 2 nädalat tagasi Reesa rääkis meile sündimisest ja vaimulikust kasvamisest ja kutsus kõiki teid üles mõtisklema, et kus te oma vaimulikus kasvamises olete, kas olete lapsed, noorukid või täisealised, küpsed inimesed. Ja minul on juba mitmeid kuid südames olnud koguduse teema ja koguduse aastapäeva eel, siis kuigi nädala sees on meie koguduse aastapäev, siis mõtisklemegi täna selle üle, milleks üldse kogudus, miks seda vaja on ja mida Jumala sõna räägib kogudusest, mida Piibel räägib meile, kes me tegelikult oleme Kristuseks ja milleks Jumal meid on kutsunud. Kogudus koosneb siis uuesti sündinud usklikest ja eelmisel korral Reesa rääkis sellest uuesti sündimisest, et see on selle eeldus. Me sünnime perekonda ja sünnime Jumala kuningriiki. Ja täna ei räägi ma teile mitte majast ega koosolekust ega mingisugusest organisatsioonist, vaid sellest elavast reaalsusest, et mida Uus Testament nimetab Kristuse ihuks, Jumala perekonnaks, elavaks templiks, Kristuse pruudiks ja maailma valguseks. Et Jumal on oma sõnas nii palju võrdpilte toonud kogudusest. Ja esimene pilt, mille juurde me läheme, ongi kogudus kui Kristuse ihu. Rekap näitab, öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja Rekap, palun järgmine pilt, et esimene on siis kogudus kui Kristuse ihu. Et siin ma rõhutan veel siis, ei ole juttu konkreetsest kogudusest, ei ole juttu konkreetsest mingisugusest kirikuhoonest ega organisatsioonist, ei nelipühikirikust, vaid ma räägin Kristuse ihust kui universaalsest, ülemaailmsest Kristuse ihust. Paulus ütleb meile 1. Korintuse 12:27. Läheme Jumala sõna juurde, mida räägib Piibel meile. Ja nii ütleb 1. Korintuse 12:27. Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Miks ma selle pildi panin? See just Kristuse ihu koosneb inimestest. See ei ole kirikud, see ei ole hooned, see ei ole organisatsioonid, vaid see Kristuse ihu koosneb üle maailma kõikidest uuesti sündinud usklikest, kes on oma elu andnud Kristusele ja keda Kristus juhib igal päeval, kes sõltuvad temast, kes armastavad teda, kes käivad koos Jumalaga. Me teame seda, et maailmas on väga palju nimekristlasi. Ja me teame seda ka Jumala sõnast, et ühel päeval tuleb see eraldumine. Kui Jeesus tuleb tagasi, siis tuleb ilmsiks, kes on nimekristlased ja kes on tõesti teeninud teda kogu südamest. Ja siis tuleb ilmsiks tõeline Kristuse ihu. Ja mina ütleksin nii, et Kristuse ihu liikmeid on igas erinevas kirikus. Ja nimekristlasi on ka igas kirikus. Nii luteri, metodisti, baptisti, nelipühi, katoliku, keda me iganes teame. Igas kirikus on tõeliselt siiralt Jeesusesse Kristuseid uskuvaid inimesi ja seal on ka palju nimekristlasi. Ja meie kohus ei ole või meie osa ei ole neid eraldada, kes on nimekristlased või kes ei ole. Meid ei ole Jumal kutsunud kohtumõistjaks. Meid on Jumal kutsunud teda järgima, teda armastama, kõiki inimesi armastama, aga Jumala kohtupäev teeb selle eristumise selgeks. Ja meie isiklik vastutus on see, et meie püsiksime Kristuses. Meie igaühe vastutus on, et meie oleksime tema ihus. Kui Jeesus tõusis üles isa juurde, siis Jeesus ei lahkunud siit maailmast. Ja tema töö jätkub siin maailmas koguduse ehk oma ihu läbi. Jeesus on koguduse pea. Kristus on selle ihu pea, meie juhataja, meie allikas. Te teate, et ihus annab ajukäsklusi. Ja kui Jeesus ütleb, et tema on pea, siis tema annab ihuliikmetele käsklusi. Tema juhib kogu seda ihu. Tema saadab iga üksiku liikme, paneb südamesse, mine sinna, tee seda, kutsub oma tööle, teatud töölõikudesse. Et meie oleme kõik Kristuse ihu liikmed oma koha, oma annete ja kutsega. Jah, Kristuse ihu on väikestes paikkondades, nagu meil siin on Käinas väike kogudus, mis kasvab, ma usun, aastatega. Aga Jumal on siia sünnitanud kogudus, et inimesed võiksid kuuluda tema ihusse samamoodi ja
teenida teda oma andide ja oma kutsega. Ja koguduses on alati, nagu Reesa rääkis, et normaalne kogudus peab olema selline, kus on igas eas inimesi, on lapsi, on noori, on täiskasvanud ja on vanu, sest Jumal kutsub kõiki. Ja et normaalne kogudus on see, et kus on, seal võib olla ka vana inimene, kes on, ütleme, tulnud vanas eas usule ja ta hakkab kasvama kui beebi. Et meil on ka erinevas vaimulikus arenguetapis inimesi, see on normaalne Kristuse ihus. Ja on nõrgemad ja on Kristuses tugevamad ja tugevamate roll, nagu Resagi täna luges, on olla toeks nõrgematele. Et kui sa tunned, et sinuga on hästi, sa kasvad Kristuses, sa tahad aidata teisi nõrgemaid, siis see on väga hea, sellepärast et meie tugevamad ei ela iseenestele, vaid me peame aitama nõrgemaid. Ja koguduse toimib ainult siis, kui ta on, iga liikmel on oma osa ja me loeme Efesose kirjast, kuidas kogudus toimib. Ta ütleb Efesose 4:16, et temas on kogu ihul kokku liidetud ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Et see on väga oluline, et me liikmetena üksteist toetame. Mitte ainult palvetes, palveelu on väga oluline, aga ka praktilisel viisil. Et see on normaalne, et kui me näeme, et meie vend on hädas või meie õde on hädas, et me aitame ja toetame, sellepärast, et Jumal on ka Jakobuse kirjas öelnud, et on usk ja teod. Usk ja teod, neid me ei saa lahutada. Kui meil on ainult usk ja tegusid ei ole, siis see on tühine. Et me ei saa öelda kellegile, et mine ja soojenda ennast ja me ei toeta teda, kui tal on vajadused. Ja sellepärast me koguduses, kui Jumal Kristuse ihus, me peaksime üksteise oma muresid jagama üksteisega, et me teaksime aidata. Nii et kui me jagame muresid, siis me otsime ka ühiselt nendele lahendusi. Nii et me ei ole juhuslik inimhulk. Koguduses on inimesed, keda Jumal on maailmast välja kutsunud isikliku kutsega ja kogudus on siis Jumala poolt seatud tervik. Ka Vanas Testamendis me näeme, on Kristuse ihust kui suurest väehulgast, kes lõpuaegadel tõuseb prohvetite raamatutes juttu. Ja koguduse au saab ilmsiks lõpuaegadel. Me elame lõpuaegadel, me elame nende aegade eel. See võib iga hetk juhtuda, kui Jumala plaan täitub, et kogudus tõuseb väga suureks. Me näeme praegu seda, et ülemaailmselt Kristuse koguduse tagakiusamine, kristlaste tagakiusamine ei ole iial olnud nii suur läbi sajandite, kui ta on praegu. Me elame siin Eestimaa vaikses maanurgas ja meieni võib-olla ei jõua seda informatsiooni nii palju. Ja mõtleme, et need suured tagakiusuajad olid algkoguduse ajal, kui seal keisrid, Nero ja kõik need hukkasid avalikel areenidel kristlasi. Aga tegelik tõelisus on see, et suurim tagakius leiab aset just maailmas praegu. See ei ole lihtsalt meie juures siin praegu, aga teised, meie õed ja vennad kannatavad palju. Nii et Kristus tegutseb maailmas just oma ihu kaudu, meie kaudu. Me ei saa kuidagi mõelda Kristuse ihust, et ta on kuidagi sümboolne ja kuskil ta tegutseb. Meie olemegi Kristuse ihu. Meie käed, meie jalad teenimas selles maailmas inimesi ongi Kristuse ihu. Kuidas ta töötab? Armastuse, sõnade, palvete, käte jalgade kaudu. Teine pilt, mida me kogudusest näeme, on Efesose kirjas kogudus kui Kristuse pruut. Palun, et Reeka vahetaks pilti nüüd. Aitäh. Nii, ma olen alati mõelnud, et mina kui naisterahvas, mul on väga kerge ennast seostada Kristuse kui pruudiga. Aga ma olen vahest mõelnud, kuidas mehed mõtlevad sellest, et nendel on see väga keeruline vist mõelda ennast pruudi rolli. Aga proovime seda siiski teha. Efesose 5:25 ütleb Jeesus meile Pauluse kaudu siis nii. Mehed, armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Tõeline mees, kes armastab oma naist, on
elu ohverdab oma abikaasa eest ja teeb kõik, et abikaasa vajadusi täita. See on üks väga lähedane ja intiimne osadus. Ja tegelikult Jumala sõna ütleb, et Kristus on armastanud kogudust nii, nagu peigmees armastab oma pruuti. Kes on armastanud, olgu siis mees naist või naismeest, teab seda tunnet oma südames, aga Kristus tegi seda ohverdavalt, puhastavalt ja igavese truudusega. Meie sageli siin maises elus oleme ka kogenud sellist võib-olla hülgamist ja ebaterveid suhteid, ebatervet armastust ja hülgavat armastust, aga Kristuse armastus oma koguduse eest oli täiuslik. See on sõnum igale usklikule. Jeesus ei armasta meid kuskilt kaugelt ega mingite tingimustega, vaid ta kutsub meid endaga lähedasse osadusse. Ja seesama pilt ütleb, et kogudus on kutsutud olema Kristuse jaoks pühitsetud. Mitte täiuslikkusest, vaid antud oma südame poolest, oma südame andnud Jeesusele. Me teame seda, et siin maises elus me oleme kõik ebatäiuslikud, eksime iga päev ja me oleme puudulikud, aga Kristuses me oleme täiuslikud. Tema vaatab meid oma ohvri surma läbi, ta on meid täiuslikuks teinud, tema vaatab armastusega meie peale, ta ei vaata meie peale, meie vigade peale. Ja kui ma mõtlen selle peale, kui keegi ütleb ka, et ma armastan Jeesust, aga ta ei armasta kogudust, ta ei taha koguduses käia, siis minul tekivad väga suured küsimärgid peas. Keda ta huvitav armastab? Ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad, nemad võivad üksi kodus kristlased olla. Üks oli minu vanaisa, kes ütles alati, milleks on vaja kogudusse minna, ma võin kodus ka palvetada ja teha. Et sellist kristlust ma ei tunne. Piibel ei räägi meile sellest. Piibel räägib meile kogudusest kui väga lähedasest osadusest usklike vahele. See on Kristuse ihu. Ja kuidas saad armastada pead, kui sa ihu ei armasta? Et ma arvan, et me vajame usklikena ise saada väga suure ilmutuse kogudusest. Miks on kogudus nii oluline? Et see on Kristuse ihu, mille kaudu Kristus toimib siin. Ja Kristus ei ole meid kutsunud üksi olema usklikud, eraldatuna. Ta teab seda, et kui me oleme üksi, siis me oleme vaenlasele väga kerge saak. Vaenlane tuleb meid valetama meile, süüdistama meid, eraldama meid teistest ja halvustama meid ja alandama meid, aga Jeesus tahab meid üles tõsta kogu aeg. Jeesus tahab meid oma armastusega täita, ta tahab meid julgustada selles, ma ütleks, pimedas maailmas, mis meid kogu aeg igalt poolt rõhub ja toob meile ärevust ja toob meile negatiivsust. Kristus on loonud koguduse, et me oleksime üksteisele julgustuseks. Te teate ise ka, kellel on kodus pliidialused ja ahju kütate, et üks halg ei põle, aga mitu halgu koos see tuli läheb kohe põlema. Ma olen ise üritanud teha ühe haluga, aga ei saa. Ikka peab mitu halgu olema, et see läheks ja hakkaks see tuli leegitsema. Ja sellepärast meie ka kõik peame üksteist toetama, et põleda Jumalale, et olla pühitsetud ja olla selles puhatusprotsessis, mida Jeesus teeb meie elus. Kristus siis valmistab meid oma pulmapeoks. Me ei kuulu sellele maailmale. Ja see hetk, kui ta tuleb oma pruudile järgi, võib olla iga hetk. Me teame seda, et see tuleb ootamatult. Ja meie hool ja mure meie südames peaks olema, et kas meie lambid on õlitäis, kas me oleme täidetud püha vaimuga, kas me elame Jeesusele, kas me oleme ära mõistnud, miks Jeesus meid päästnud on, kas me täidame seda rolli, kas me kasvame Kristuses, kas ma olen janune tema järgi, kas minul on esimene armastus tema vastu või ma olen muutunud selliseks loiuks, traditsionaalseks, religioosseks. Et see on meie osa valmistuda selleks pulmapeoks, nagu ta ütles, et ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et oleks püha ja laitmatu. Ma usun, et ükski peigmees ei taha sellist pruuti endale, kes vaatab teisi mehi, kelle süda on poolik, kes ei ole pühendunud. Et kõik mehed tahavad endale sellist naist, kes on pühendunud täie südamega neile, kes armastab neid kogu südamest. See aitab meil mõista ka seda, millist armastust Kristus ootab meilt. Ja meie lõppsiht siin maa peal on olla koos Jeesusega siin maa peal ja ka igavikus. Nii kogudus kui Jumala pere on järgmine pilt, mida me näeme siis Piiblist. Ja loeme Efesose 2.19, ta ütleb nii. Efesose 2.19.
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, milleks nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks issandas ja kelles teidki üheskoos üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. See, et me ei ole enam võõrad ja majalised, see tähendab, et oleme sündinud Jumala riiki, oleme sündinud Jumala perekonda. Ja me oleme kaaskodanikud teiste pühadega ja Jumala perekonna liikmetega. Minu meelest on imeline, et puha, kuhu maailma otsa sa rändad, kui sa kohtad kristlasi, kes usuvad Piiblisse, nii nagu me usume Piiblisse, eks ju, kui seal on kirjas, siis ei ole vaja mingit tutvumisprotsessi, sa oled kohe nendega lähedane, sa tunned kohe sellist perekondlikku osadust. Ma ei tea, kas te mäletate, mõned kuud tagasi oli üks Raplast vabakogudusest, üks proua tuli meie keskele. Mäletate keegi teda? Jah, kes Mari-Liisi oli juhatanud Kristuse juurde. Et me nägime, me oleme ühes vaimus, me ei vaja mingit, me oleme kohe õed ja vennad Kristuses. Et see tähendabki, et me oleme mitte mingisugune ametlik organisatsioon ega ühendus, vaid me oleme perekond. Jumal on meie isa, Kristus on esmasündinu vendade seas ja püha vaim seob meid üheks. Püha vaimu armastus, mille kaudu me oleme üheks ihuks sünnitatud. Ja perekonnas tõesti me ei jäta kedagi üksi. Seal jagatakse rõõmud ja koormad, võidud ja valud. Ja perekond ei ole kunagi täiuslik. Alati on seal puudulikkust. Igas peres on oma mustad lambad. Aga see armastus, mis peres on, see peaks olema kannatlik armastus, mis armastab ka neid musti lambaid, mis armastab tingimusteta kõiki. Ja kristlik kogudus on see paik, kus öeldakse, sa kuulud siia mitte oma teenete pärast, vaid selle pärast, et Jumal on armuline ja hea. Meie kõik võiksime täna mõelda, et me ei ole seda armu ära teeninud, aga Jumal ongi meid Jeesuse pärast võtnud, mitte meie teenete pärast, mitte meie tegude pärast ei saa me kuuluda, vaid Jumala armastuse pärast ja tema armu pärast, mida ta on ilmutanud Kristuses, saame kuuluda Jumala perekonda. Seesama kirjakoht rääkis ka sellest, et Jeesuses liidetakse see inimeste hulk kokku üheks templiks, pühaks templiks issandas. Nii et palun järgmist slaidi, räägib meile siis kogudusest kui elavast templist. Et ma ei ole meelega siia pannud teile pilti ühestki hoonest ega kirikust, vaid inimestest. Meie kõik oleme püha vaimu templid. Ja loeme Peetruse kirjas seda ka, 1. Peetruse kirjas, 2. peatükist ja 5. salmist ütleb siis Jumal. Nii. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Jeesus on see elav kivi, kelle juurde me oleme tulnud. Ta on maailma silmis põlatud, aga meie silmis on Jeesus kallis, sest ta on nii suure ohvri teinud meie eest. Ja Jumala sõna õhutab siin Peetruse kaudu, et laske endid ehitada elavaks vaimulikuks kojaks. See tähendab, et kui me sünnime Jumala riiki, siis me astume ühe protsessi sisse, ühe vaimuliku kasvu sisse. Ja kui me ei võta seda vaimuliku kasvu tõsiselt, siis me võime olla ka mitme aasta pärast täitsa beebid. Aga Jumala tahe on, ja see on normaalne, see on meie sisse pandud, et me peaksime kasvama. Ja see tähendab seda, et Jumal tahab meid kasvatada, aga meie ei saa sõrgu vastu panna öelda, ei, mina tahan beebiks jääda, vaid meie peaksime ka tahtma kasvada. Ja kuidas me saame kasvada? Kui me loeme Jumala sõna, õpime teda tundma, kui me palvetame, kui me käime osaduses teiste kristlastega, me kuuleme, mida Jumal nende kaudu räägib, siis me kasvame tegelikult. Kogudus ei ole ükski ehitus, me ka igatseme ehitist, kus me koos saame käia, see on normaalne. Aga me peame mõistma, et kogudus ei ole mingisugune kirik või hoone, vaid kogudus on inimesed. Igaüks selles hoones on nagu elav kivi. Kui sina oled puudu siin kogudusest, siis midagi on puudu. Jumal on asetanud siia selle kohaliku kogudusse sind, sa oled elav kivi, sa oled ülioluline, mitte keegi ei saa sind tegelikult asendada. Vahest me mõtleme, et
kas ma käin seal koguduses või ei käi, pole sellest tähtsust. See on tegelikult täiesti vale suhtumine. Igaüks on oluline. Ja mina ütlen teile ausalt, et ma füüsiliselt tunnen iga kord kurbust, kui ma kedagi teie seast siin ei näe. Täna ma olen väga kurb näiteks, et Kadi ja Mari-Liis ja siis Taavi ei saanud tulla, sellepärast et Mari-Liis jäi haigeks ja Taavi ja Kadi on lihtsalt töö tõttu, nad alles lõpetasid täna hommikul töö, nad on väga kurnatud töö tõttu, nad vajavad meie eestvalveid. Aga ma tunnen puudu nendest. Meid on niigi vähe ja siis ma tunnen igast ühest väga puudu. Või kui näiteks teine pühapäev Andrust ei ole, siis mu süda on nagu nii valu täis, et kus Andrus on, miks teda ei ole? Ja kui ta tuleb, siis mul süda täitub rõõmuga, et ma tunnen, igaüks on oluline meie perekonnas ja ma usun, et ka perekonnas, kui me oleme füüsiliselt, kedagi ei ole kodus, me tunneme temast puudus ja see on normaalne, kui me armastame üksteist. Üksi jäädes me oleme üksik kivikene, aga koos me moodustame hoone, kus Jumala vaim elab. Ja see tähendab, et Jumal on kohal keset oma rahvast, kui me palvetame, kui me laulame, kui me murrame leiba, kui me teenime. Ja mis on siis templi ülesanne selles maailmas? Miks ehitati Iisraelis need templid? Me teame, et see oli Jumala kohalolu või Jumala ligiolu paik. Ja sina oled ka Jumala ligiolu paik, kui sa oled maailma keskel, siis Jumal vaim elab sinus. Sina oled see sool, sina oled see valgus, sina annad seda Jumala maitset seal just, kus sa parasjagu oled. Sest Kristus on ka öelnud koguduse kohta, et kus 2 või 3 on koos tema nimel, seal on tema nende keskel. Jeesus on täna siin meie keskel, sest ta elab igaühe meie südames. Meil ei ole võimalik teda ukse taha jätta. Kogudust on ka võrreldud kui evangeeliumi kuulutajat. Jeesus on lausa kogudusele andnud sellise ülesande. Reekap oleksid ja vahetaksid slaidi. Matteuse 28 ütleb meile, 28:19 ütleb meile sellised sõnad. Matteuse 28:19 ütleb Jeesus, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jeesus julgustas meid, et talle on antud see meelevald, kõik meelevald taevas ja maa peal kuulub Jeesusele. Kui me elame siin selles maailmas, siis meile sageli tundub, et kõik meelevald ja vägi kuulub Trumpile ja Putinile. See on kuradi vale. See on näilisus. See on see, millega hingevaenlane hirmutab, et suured riigid otsustavad midagi oma vahel ja jagavad seda maailma. Piibel ütleb meile, Jeesus ütleb, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. See on nagu üks viitsütikuga pomm, mis oma kella aega tiksub. Olete näinud filmides või kuskil? Pomm pannakse tööle ja mingi aja pärast ta plahvatab. Me oleme täpselt samamoodi sellises. Kell käib kogu aeg. Aeg jookseb kogu aeg. Jumalal on kontroll selle aja üle. Jumalal on kontroll nende maailma sündmuste üle. Ühtegi asja sinu elus ei sünni ilma Jumala teadmata. Ja Jeesus on andnud meile ülesande, et me oleksime julged, et me teaksime, et see meelevald kuulub kõik talle, et me läheksime ja kuulutaksime evangeeliumi, et me oleksime valgus selles pimedas maailmas, et meil oleks seesama kaastunne ja kahjuvalu inimeste pärast, kes lähevad hukka. Kui keegi ei oleks sinule kunagi evangeeliumi kuulutanud, kui keegi ei oleks ohverdanud oma aega, energiat, siis sind ei oleks täna koguduses. Siis sa kõnniksid sellel kaduvuse teel endiselt, sul ei oleks osadust Jumalaga ja sellepärast Jumal kutsub meid üles ohverdama meie elu, et meie omakorda jagaksime seda head sõnumit. Inimesed on kriisis, inimesed on lootuseta, et me jagaksime seda lootust. Üks parimaid asju, mida me võime teha, on me jagada oma tunnistust, mida Jeesus meie elus on teinud, kuidas meie saime kristlasteks. Ja me arvame mõnikord, et see on nii tavaline, keda seda huvitab. See ei vasta tõele. Meil on hea rääkida, mida Jeesus on teinud, miks ta tuli maailma. Jumal on kutsunud seda tegema. Me ei hoia seda päästet endale,
meid on kutsutud kogunema ja kutsutud minema välja. Maailm januneb tõde, maailm januneb lootust ja armastust. Kui ma vahest kuulan, millest maailm teeb nagu mingisugused saated või jutud või üldse teemad, siis ma mõtlen, kui tühine see on, võrreldes selle sõnumiga, mis meil on. Aga me kuidagi kristlastena oleme pisendanud seda sõnumit, mis meil on. Me ei oska ise väärtustada seda, mis meil on. Ja siis me ei jaga ka seda. Aga ma kutsun nagu, õhutan teid üles, et kaevugem Jumala sõnasse, mõelgem, mõtiskleme oma elu üle, milline hinnaline sõnum on ja kõik vajavad seda sõnumit. Kui siin tunnistuseks ka läheb, siis eile oli huvitav, tunnistusi täna jagasime, et siis eile käisime lastelaste ujulas ja üks naisterahvas tuli seal lastebasseinis minu juurde, mina teda ei tundnud. Pärast tuli välja, et see oli meie politseiliida, see kuri politsei. Ta väga tahtis suhelda ja väga tahtis rääkida kõigest maailma probleemidest ja asjadest, nii me siis vestlesimegi temaga. Et tegelikult tema see küsimus tema sees oli ka, et loodame ikka, et läheb paremaks, et kõik see ärev olukord ja et sõda ikka siia ei tule. Et maailm otsib seda lootust, ta tahab seda sõnumit, ta tahab seda kinnitust, ta tahab seda head. Kui ma 9. klassis kirjanduse tunnis rääkisin oma õpilastega ja oli üks niisugune kirjanduslik tekst, mis oli siis Eesti rahvuslikus ärkamisajast 1800 keskpaik kirjutatud selle Karl Robert Jakobsoni isamaalised kõned, mis olid väga seotud piiblitekstidega ka, et valgus võidab pimeduse üle ja siis oli palju mõtteid nendes isamaalistes kõnedes. Ma küsisin nende noorte käest, mis sind selles kõnes kõige rohkem puudutas? Need on noored, kes ei tea Jumalast midagi, nad ei tunne Jumalat. Ja siis kõik need 4 noort ütlesid mulle, et see sõnum, et valgus võidab pimeduse, ükskord tuleb selline aeg, kus pimedus saab võidetud. Et me näeme seda, see on inimese sisse pandud see igatsus ja meil on see vastus, me võime kuulutada. Aga evangeeliumi kuulutamine ei ole siis ainult sõnad, vaid see on eluviis ja meie igapäevane elu on Kristuse tunnistus. Reesa pani minu jutluse sinna selleks sümbolpildiks täna selle majaka, et kogudus on tõesti nagu majakas tormisel merel. Ta näitab valgusteed Kristuse juurde, et pääseda hukkumisest. Ja see on väga hea sümbol kogudusest, tõesti see majakas. Et kui me omal ka silmade ees ja südames hoiame selle pildi, et maailm on pime, aga kogudus on majakas, ta näitab valgust. Efesuse kirjas öeldakse ka veel seda, et Jumal on loonud koguduse, et koguduse kaudu ilmutada tarkus sellele maailma, sest maailms oma tarkuses ei õppinud Jumalat tundma ja koguduse kaudu ilmutatakse see tarkus, see lahendus nendele, kes on Jumala poolt kutsutud, kelle silmad Jumal avab. Aga nad ei saa uskuda, kui me ei kuuluta. Järgmiseks siis kogudus kui osadus. Loeme apostlite tegude 2. peatükki, seal öeldakse meile 42. salmis. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Te näete, et ei saa üksi olla kristlane kuskil toanurgas. Sa vajad kogudust, et kokku tulla, sa vajad osadust. Me oleme loodud osaduseks, me oleme loodud sotsiaalsed olendid. Ja Jumal teab seda. Jumal on meid loonud sellisteks. Üksinda me jääme vaenlase saagiks, nagu ma enne mainisin. Me vajame osadust, me vajame õpetust. Kogudus on see koht, kus me saame õpetatud ja toidetud Jumala sõna kaudu. Jumal jagab erinevate oma laste kaudu, mida ta on ilmutanud. Loeme sõna. Sa võid öelda, et jah, ma õpin sõna üksi kodus, aga ka seal me võime minna rappa, kui me üksi oleme kogu aeg üksi. Küll püha vaim juhatab meid, aga meid on loodud koguduses jagama seda, mida püha vaim meile on ilmutanud. Keegi teine vajab seda kuulda, mida Jumal sulle on ilmutanud, mida ta sulle on rääkinud. Leiva murdmine. See on Kristuse surma ja ülestõusmise mälestamine. Jeesus ütles, tehke seda minu mälestuseks nii kaua, kuni ma tulen tagasi. See on meie lepingu uuendamine. Üksteisega, Kristusega. See on ülioluline.
ma arvan, et me lõpuni seda sügavust, kui oluline see on, ei suudagi aduda, et kui me kasvame Kristuse tundmises, seda kallimaks ja olulisemaks see meile saab kogu aeg. Ja ka palvetes. Me võime üksi palvetada paljude asjade eest, aga hoopis teine on tulla kokku ja palvetada koos. Ja me oleme oma koguduses ju ka näinud, kui palju palvevastuseid me oleme saanud nende aastate jooksul. Suuri palvevastuseid, kui me koos oleme palvetanud. See peaks meid väga julgustama. Jeesus ütles ka, et palvetage, et teie rõõm võiks olla täielik. See salm, Apostlite teod 2.42, on tegelikult koguduse süda, et me püsiksime apostlite õpetuses, osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Üksi me ei saa seda teha. Osadus tähendab siis, et me palvetame üksteise eest, jagame üksteisega oma elu, oma muresid, oma rõõme ja saame siis osa sellisest praktilisest abist ja ka vaimulikust abist. Ja koguduse jõud ei tule inimlikust tugevusest, vaid ühisest kuulekusest Jumalale, armastusest üksteise vastu. See, mida Kristus meie südametes teeb, seda saame jagada. Ja on jäänud veel 2 pilti koguduses, mida ma tahaksin teiega jagada. Kogudus kui osadus. Siin on siis meie koguduse asutamise pilt. Kõiki siin peal kahjuks ei ole, aga enamus teist on vist. Nii et see toimus siis 2 aastat tagasi, 10. detsembril, kui Hiiumaa Elupäev kohalik kogudus siin sai rajatud. Aga nagu ma ütlesin, et kogudus on siis ülemaailmne, universaalne Kristuse ihu. See ei ole see, mis on kirikutes, aga see on nähtamatu Jumala armee, need, kes seda tõeliselt teenivad. Ja see on ka kohalik kogudus meil siin. Ja Piibel näitab, et kogudus on korraga meile, et ta on ülemaailmne ja ta on kohalik. Ülemaailmne tähendab, et kõik usklikud igal ajal, igas paigas, kes läbi sajandite, kes on juba igaviku läinud, ka need koguduse inimesed. Me oleme ülemaailmne kogudus ja kohalik konkreetne kogudus sinu linnas, külas. Jumal tegutseb mõlemal tasandil ja see suur ülemaailmne kogudus tegelikult avardab meie nägemust Jumala kuningriigist. See on nii nagu, kui me siin käime pühapäevast pühapäeva, meid on vähe, aga kui me läheme kuskile üle-eestilisele kristlikule üritusele, siis me näeme, et meid on päris palju. Et see samamoodi on tegelikult meile julgustuseks ja avardab meie nägemist, et Jumala riik ei ole ainult siin see pisikene lapike meil Hiiumaal, vaid Jumala riik on igal pool, kus on usklikud üle kogu maailma ja neid on igal pool. Mõned põrandal, mõned siis saavad avalikult tegutseda. Aga miks on siis kohalik kogudus nii oluline Kristuse ihus? See on sellepärast, et see annab selle koha meile, kus me saame teenida, kus on meie kodu, kus me saame kasvada. Nii et Kristus kasvatab oma kogudust. Ta kutsub inimesi maailmast ühinema oma üleilmse ihuga. Ja meil on selles väga suur roll täita. Ja viimane slaid. Kogudus on vaimuandidega varustatud ihu. Et Jumal ei jäta kogudust jõuetuks. 1. Korintuse 12, loeme koos need kirjakohad veel ka vaimuandide kohta. Me loeme siit 1. Korintuse 12. Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. Seepärast ma teatan teile, et üksi, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, neetud olgu Jeesus. Ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt. Ühele uskuses samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Minu meelest ongi nii universaalne
see Kristuse ihu, kuidas Kristus kutsub nii erinevaid inimesi, nii universaalselt nähtust nagu kogudust ei ole maailmal mitte milleski meile vastu panna. Siin on erineva haridustasemega, erineva sotsiaalse ühiskondliku staatusega inimesed, aga Jumal liidab kõik erinevad inimesed armastuses kokku. Ja see on Jumala vaimutöö ja ta on täidnud igaühe nii eriliste andidega. Ja kui sina õpid tundma Jumalat ja õpid tundma iseennast Jumalaga koos, sest Jumalaga koos käimine on see, et me õpime ka iseennast paremini tundma, avastame need annid, mis meie sees on ja Jumal on need meile andnud, et me teeniksime nendega kohalikus koguduses. Ja me loeme edasi siit 12. salmist, sest nii nagu ihu on üks tervik ja seal on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Või kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Ja kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda, nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd aga on küll palju liikmeid, kuid üks ihu. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis, vaid hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meie ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust. Meie nägusail liikmeil ei ole seda ju tarvis, kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au. Ja et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Teie olete ka Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks, seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ega kõik ole apostlid, ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad, ega kõigil ole tervendamisandisid, ega kõik räägi keeli, ega kõik tõlgenda neid, aga taotlege suuremaid armuandeid. Need kirjakohad siin 1. Korintuse 12. peatükk ja Rooma 12 räägib meile veel vaimuandidest ja Efesose 4. Need kõik räägivad meile, kuidas püha vaim annab kogudusele annid, õpetamise anni, karjase anni, teenimise, juhtimise, trööstimise, tervendamise, prohvetliku sõnum ja paljud teised, millest me kuulsime. Aga need kõik annid on antud üheks eesmärgiks, et ehitada Kristuse ihu ja tuua Jumalale au. Ja ükski and ei ole antud meile isiklikuks hiilguseks, et sellega teiste suhkeldada, vaid see on ühiseks õnnistuseks. Nii et kokkuvõtteks ma võiks siis öelda, et kogudus on Kristuse ihu, mille läbi ta tegutseb maailmas, Kristuse pruut, keda ta armastab ja puhastab. Jumala pere, kuhu me kuulume, elav tempel, milles elab Jumala vaim. Kogudus on Jumala evangeeliumi kuulutaja, osadus, kus kasvatakse ja toetatakse, ülemaailmne ja kohalik ühtaegu ja püha vaimu annetega varustatud Kristuse tööriist maailmas. Kogudus on Jumala plaan maailma päästmiseks ja meie oleme selle plaani sees. Ka palvetame koos. Issand Jeesus Kristus, aita meil näha end, mitte lihtsalt koguduse liikmetena, vaid osana sinu pühast ihust. Täida meid oma vaimuga, et me austaksime sind oma eluga, kuulutaksime evangeeliumi julguses, armastaksime üksteist siiralt ja teeniksime oma andidega alandlikult. Ehita meid elavaks templiks, pühaks pereks ja ustavaks pruudiks, kes ootab sind rõõmuga. Aamen.